Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere tulemast meie järjekordsele õppimisneljapäevale. Meil on väga põnev teema täna. See on teema, mida ma olen tegelikult tahtnud ette tuua juba mitmeid kordi, aga nüüd ma leidsin selle inimese, kes jõudis Indiast tagasi, sest me rääkisime juba aasta alguses sellest, et ta võiks tulla rääkima siis sellest, kuidas teha välismaiseid retriite. Ja see teema on minule endale küll olnud huvitav, kuna ma ise planeerisin ühte retriiti, mis tegelikult lõpuks ei tulnud välja. Aga see teadmine, et kuidas seda üldse teha, mis on mingisugused riskid, mida arvesse võtta, kui sa oled mõtlemas selle peale, et kas teha välismaist retriiti või teha Eestis või teha üldse midagi muud. Et täna me siis kahekesi oleme siin ja aitame sul aru saada, kas välismaine retriit on midagi, mida ka sina võiksid või tahaksid üldse luua. Ja selleks on mul täna siin kõrval imeline Aet Sillaste. Aet on ise siis Ayurveda praktik. Ja on ka koolitaja, kes siis on erinevaid teinud just Ayurveda teemalisi massaažikoolitusi, ta on ka meditatsiooniõpetaja, nii et hästi lai baas siis selle põhiselt, mida üldse tähendab Ayurveda. Ja Aeti siis selline eesmärk on just aidata Eesti inimestel ka rohkem sellest teemast teada saada ja seda mõista. Ja see on ka siis põhjus, miks ta üsna regulaarselt teeb erinevaid retriite siis just Indiasse Eesti inimestele. Aga see aitab sissejuhatus. Tere, Aet! Tere, aga sa pead mul nüüd video lahti tegema. Sa oled mul video kinni pannud. Jaa, nüüd ma olen olemas. Tore! Tere, Sigrid. Ja tore näha jälle üle pika. Mul on väga hea meel, et sa olid nõus meile jagama natukene neid telgitaguseid, mis kogu see töö, mis siis sinna sisse läheb, et neid igasuguseid retriitega teha. Ma alustaksin võib-olla lihtsalt natukene tausta koha pealt just sinu kogemuse kohta. Kui sa nüüd lähed tagasi aega, kus sa ei olnud veel teinud ise seda korraldamist, siis mis oli sinu jaoks see põhjus, miks sa otsustasid, et ma tahan hakata tegema neid retriite üldse välismaal? Vaata, ma arvan, et ikkagi see mind ikkagi kuulsalt paelasid need Ayurveda keskused ja need Ayurvedaga seotud teemad ja pigem see tohutu enda selline huvi ja enda see samas teemas sees olek, et see oli see, mis oli selline kutse, ja esimesed korrad olidki niimoodi, et olid mul oma klientide seast olid inimesed, kes ütlesid, et davai, lähme, teeme. Ja siis ma lihtsalt hakkasingi tegema niimoodi põlve otsas põhimõtteliselt. Inimesed tahtsid tulla ja nagu see tuli ise nagu näitasid nad suuna mulle kätte. See on väga hea. Ma usun, et see on üks sellistest teguritest, mis kindlasti teeb lihtsamaks, et kui sul kliendid ise küsivad. Ja. Organiseerima hakkamist. Aga vaata, muidugi alguses oli see, et ma siis katsetasin lihtsalt niisama ja siis nii-öelda rahaliselt ma arvan, et ma olin hea, kui ma nulli tulin või ma hakkasin peale natukene võib-olla isegi või nagu ikka tead alguses. Nüüd, mis olid võib-olla need esimesed asjad, mida tuli hakata organiseerima ja üldse nagu mõtlema, mille peale, et kui sa hakkad sellist asja üldse looma? Et ma tean, et nagu minu kogemusest see nii-öelda läbikukkunud kogemus oli see, et tegelikult oli päris palju sellist teadmatust, kust otsast üldse alustada ja päris palju nagu just selle koha pealt, et palju kontrollimatuid asju, aga millest sina alustasid, et selle organiseerimisega pihta hakata? No vaata, mina olen nagu teinud päris nagu sellise erineva väike, umbes 3 erineva fookusega selliseid Ayurveda retriite Indias on ju.
ja kõik nad on tulnud nagu sellest soovist, et mul on mingisuguse arsti või kellegi inimesega seal selline hea kontakt või siis üks koht, kus me oleme siis noh, tõesti iga sügis käinud põhimõtteliselt ise ja ühe korra isegi kevadel ma olen selliseid väiksemaid ja suuremaid gruppe viinud sinna juba mingi 6 või 7 või ma ei ole meeleski, kui palju kordi. Et kõigepealt üldse oli nagu see, et nemad nagu ise ütlesid mulle, et kuule, et kas ei taha või too inimesi siia meile, onju. No ja siis tulid noh, need inimesed ka, kes nagu tahtsid tulla, onju, ja siis see nagu kõik match'is kokku. Et noh, Indias on muidugi see, et sul peavad hullult nagu usaldusväärsed kontaktid olema nagu. et, ja seal on nagu hästi, pead vaatama, et sa kuskilt mingisuguseid noh, rahadega toimetamised peavad seal olema hästi konkreetselt paberi peal igal pool kirjas, ja, ja noh, loomulikult on see, et sa pead vaatama, et nendel inimestel seal on võimalus sind vastu võtta, mina tõin konkreetselt viisin inimesi Ajurveda keskustesse. Ja ühel korral me ka tegime lihtsalt sellist nagu retriiti, kuhu olid kaasatud siis Ajurveda teraapiad. Noh, tegelikult 2 korda on veel olnud, aga ühes teises kohas siis jälle, kus on nagu kaasatud need protseduurid, aga me oleme teinud ka need on nagu see osa olnud, et me oleme nagu teinud seda noh, nagu kultuuri nautimist ka samal ajal, eks. Ja, aga siin ongi nagu see kõigepealt, et minu puhul oli mul on nagu 2 erinevat suunda, ühed on need, kes tahavad tõesti omale mingit korralikku nagu tiipi nagu siukest puhastust teha ja teine on need, kes tahavad Ajurvedaga lihtsalt nagu tuttavaks seda fun'i teha ja noh, kes tahavad ka, et ma nendele kõike näitan ümberringi, et siin on nagu see asi ja et üldse millest pihta hakata, seda, et tegelikult sa pead üsna varakult planeerima hakkama, onju. Et inimestel saaks oma aja panna paika ja noh, ja siin on veel nagu see ka, et vaata, kuna me need välismaa retriitidega on selline asi, et me ei saa pakkuda sellel kogu paketti, et lennukipiletid ja nii edasi, eks ju. Sellist, et ma ei saa olla reisikorraldaja, ma saan ainult organiseerida nendele seal kohapeal mingid tegevused. Ja siis tähendab seda, et mina ei pane mingeid lennukipileteid või midagi kinni, eks ju, et nad peavad ise need asju ostma ja see ajastamine on ju, et kõigepealt ma tavaliselt alati vaatan enam-vähem, et mis hinnaga lennukipiletid seal on, et inimesed küsivad alati, palju lennukipiletid maksavad, on ju. Aga kui siis tuleb nagu see hetk, et nad ostma hakkavad, siis noh, mina ei tea ju vaata nagu, mis toimub vahepeal turul, on ju. Ja mis pakkumised see sellel hetkel on, et see on nagu see üks asi, millest üldse peab pihta hakkama ja noh, minu puhul on nagu see, et kuna ma olen nagu Indias hästi palju vaata, siis mul on selles mõttes nagu lihtne, et ma niikuinii käin seal ja ma olen seal, on ju, ja ma olen tihti juba enne seal ja olen ka pärast seal, et siis noh, et siis mina ise nagu mul endal nagu ei ole seda, et ma pean hullult arvestama, et mul on reisikulud või midagi sellist, et ma niikuinii olen seal, on ju. Aga põhimõtteliselt peab ikkagi alustama sellest, et palju see kõik, ütleme, et palju sinu kulud on, eks ju, ja palju need osalejad sulle tulu toovad ja kas see kokkuvõttes kõik üldse nagu ära tasub. Ja see on nagu väga hea asi, mis sa ka välja tõid, et nagu see pikalt ette planeerimine, et see on justkui 2 otsaga asi, et see ongi see, et alguses on sul ühed kulud ja mine tea nagu, mis sel hetkel, kui sa päriselt kohal on või inimesed ostavad neid pileteid, eks ju. Et see kindlasti kaasneb sellega ja teine punkt, mis mulle ka siit kõlama jäi, et on sellisete välismaiste asjade puhul on tõenäoliselt parem, kui sa oled ise seal kohapeal kindlasti käinud, et sul on nagu see vähemalt olemas, see kindlustunne, et mis seal kohapeal on. No ja vaata, Indias on veel ka see, eks ju, et ma noh, minu enda põhimõte on see, et ma ei vii ühtegi inimest sellisesse kohta, kus ma pole ise käinud või sellise Ajurveda arsti juurde, keda ma pole ise kogenud, sellepärast et Indias on see Ajurveda teenus nagu noh, nagu ta on, eks ju, nagu joogagi, eks, et iga nurga peal pakutakse ja tase on seinast seina ja selles mõttes, et seal võib väga kalli raha eest nagu mitte midagi saada, võib ka väga hea raha eest, väga soodsa raha eest nagu palju saada, väga kasulikku saada, aga noh, nad on India inimesed on selles mõttes, nad on nii professionaalid selles, et nad oskavad sulle nii ilusasti rääkida, et kuidas need on very good, it's very good, it's very good, kõik on very good. Ja siis, kui sa natuke tead, hakkad natuke küsima nende käest, et sa nagu tausta tead, siis tuleb sealt välja niimoodi, et tegelikult ei tea midagi nagu. See on, et jah. Ja noh, see, et sa tegelikult nagu see, et noh, et sa nendele selle
selle nii-öelda ikkagi sa viid oma raha sinna, on ju, grupiraha viid sa sinna, siis noh, et see on see, et sa sealt nagu midagi päriselt nagu vastu ka saad, et see peab olema nagu kindel. ja noh, ja mis India puhul on see veel, et noh, nagu kuskile üsna nagu riskibusiness on ikka ka, et paned omal kuskilt internetist mingi hotelli kinni, et tegelikult on ikka jube hea, kui sa oled seal ise käinud, et seda ma tean, et on inimesed teinud retriitide puhul ja on õnneks läinud, on ka mitte õnneks läinud, sest et noh, eriti mis puudutab Aasiat ja Indiat, siis noh, nad oskavad nii ilusaid pilte teha, aga see seest võib hallitada ja haiseda ja nii edasi ja isegi väga-väga kallis hotell. nii et selles mõttes, et noh, ja seda ja no India puhul on see, et alati peab olema hästi avatud, et võid prussakaid näha, siis kuskil mingi hiir jookseb või ma ei tea, mingit noh, sisalikest või nendest me ei räägigi, eks ju, kes seina mööda ronivad, on ju need gekod, eks ju, nendest me ei räägigi, et need on tavaline, aga noh, need mingi suured prussakad ja seal on, noh, vot seal on juba see, noh, mina teen neid asju Lõuna-Indias, Keralas ja seal on iseenesest juba selline soe kliima, niiske kliima, et seal noh, ongi niimoodi juba, et kõik asjad, kui sa natuke asjad mingit ruumi ei kasuta, siis kipub hallitama, hallituse lõhn tuleb hästi kergesti igale poole, et see on nagu selline paratamatus ja lihtsalt, kus tehakse seda tõrjet, kus ei tehta tõrjet, et noh, et sellega peab arvestama natukene ikkagi, et sa lähed täiesti teistsugusesse kliimasse. Mis on mõned sellised ootamatud olukorrad, mida sa pidid nii-öelda läbi kolistama need ämbrid selleks, et õppida? Oh ja ma arvan, et neid ootamatuid olukordasid on nagu küll olnud, noh, üks ootamatu olukord on näiteks olnud selline, et oli kunagi, noh, oli kokku lepitud, eks ju, mingite ühes keskuses oli ka kokku lepitud, et inimesed oli mul kirja pandud, et lisa mingeid protseduure saab mingi kindla hinna eest on ja siis noh, seal kohalik ütles nagu hästi lihtsalt suvaliselt nagu inimestel mingi täiesti suvalise hinna nagu, et see on nagu noh, aga noh, aga ma võin ju öelda inimestele, et kuulge, see on India on ju, aga noh, aga minu nimele jääb see ikkagi vaata mina olen nüüd sinna viinud. Noh, mis on veel olnud, on nagu olnud see, et noh, et oleme siin pannud mingi kuupäevad kirja ja siis tuleb välja, onju, et kogu aeg on mingid soodsad lennukipiletid olnud ja mingi hetk on nagu 2 korda kallimad on ju piletid olnud, et noh, siis hakka vaatama, tuled kuskilt läbi Delhi või ma ei tea, mis ime selle peale. No ja tegelikult on ka seda juhtunud, et ma nagu olen mingit aja omal planeerinud, on ju, ja noh, ja ma alguses ma tegin niimoodi, et ma inimesi, noh, selles mõttes, et ma inimesi nagu, et nii kui inimene mulle ütles, et ta tuleb, ma broneerisin talle selle toa nagu noh, ja seal on erinevad võimalused olen teinud, aga nüüd ma olen kõik ette ära blokkinud ja siis mul on kindel neile kokkulepe alati, et ma mingi kuupäevani võin ära öelda nendele või on kokkulepe nendega, et kui neil mingi klient tahab tulla seda tuba saada, ta ütleb mulle alati, noh, aga noh, kuna eestlased armastavad ju noh, nagu kaua aega mõelda, on ju, tulevad viimasel minutil, no siis ma ei saa ju nende jaoks on see äri, vaata, et me lähme, et need inimesed käivad Euroopast, inimesed käivad, see on äri nende jaoks ja siis noh, tahetakse nagu viimasel hetkel broneerida sinna aga on olnud sellist lugu, et sellist juhtumit lihtsalt seda, et okei, mul on kuulutus väljas, tuleb välja, et ei olegi enam kuhugi inimest panna nagu, siis vaata, et ise koli välja, mine kuskile põõsa alla elama, et selleks kliendi võtta tahab ja tavaliselt on alati niimoodi, et siis on nagu, ta on mingi selline klient, kes hullult tahab nagu tulla või noh, nagu no, kes on nagu nii valmis ja no, nagu nii tahaks seda kogemust, siis vaatad, et täitsa lõppeni, et mis nüüd saab. noh, eelmine aasta oli niimoodi, et mul üks oli, kes hullult tahtis tulla ja siis noh, jumal tänatud ja ta tõesti nagu väga talle nagu meeldis. ja siit tuli välja, et nad olid nagu lihtsalt viimasel hetkel olid toa juurde ehitanud, siis ma sain selle omale aga no mul on tegelikult see nagu see lähedustes ka nagu alati nagu noh, see on nagu nii palju, noh, ma olen noh, kõikide ümbruskondsete inimestega, no nad tahavad hullult suhelda selleks Indias, siis ma olen nendega kõikidega ka seal noh, nii-öelda sõbraks saanud. ja noh, siis pakutakse sulle, et kuule, et sa võid meie juures ööbida ja nii edasi, nii et ma olen nagu selles mõttes omal mingid back-up'id on olemas ju kuskil, aga noh, need ei pruugi üldse mingisugused sellised enda jaoks mingid hullult fancy'd kohad olla ja no mis on nagu veel ikka muidugi ka see, et vaata, ma olen noh, mis ma ise minu enda jaoks on nagu see, et ma olen ära nii harjunud selle Indiaga ja selle India natuke teistsuguse kultuuriga
ja noh, see nende jaoks nagu mingisugune 4-5 tärni nagu sihuke luksus tähendab midagi muud kui meie jaoks, eks ju. Ja mingites kohtades ma olen nagu ära harjunud nende sellise lihtsuse ja sellise teistsuguse nagu nende sellise noh, ütlen mingi saepurumööbliga ja niisuguste asjadega, mis on praktiliselt igal pool, eks ju, et seal on nagu mingid asjad, mida sa nende juures ei muuda ja nende mõttemaailm ja kõik see on nii teistsugune. Et noh, tegelikult on see klient ära ehmatanud mõnikord vaata nagu, et sellega peab ka arvestama, et ma ise nagu olen nii ära harjunud ja minu jaoks on see nii normaalne, nii loomulik on ju. Aga lihtsalt nagu on see, et siin Eesti inimesed on noh, korraks nagu ära ehmatanud selle peale, et Jah, kui on hästi erinevad kultuurid, siis ma küll ei kujutaks ette, esiteks, et ta ei ole ise seal käinud, et ise ei tea seda kultuuriolu, ja siis kuidas tulla toime sellega, et teisi aidata selles ja kes vaata ja seal on see asi ka, et miks nagu noh, loomulikult inimesed võivad ka ise näiteks Ajurveda keskustesse minna ja kõik edasi, aga noh, ma ise nagu lihtsalt mõtlen, et mul on hästi palju kogemusi, ma olen seal käinud ja teine asi on see, et mis Indias on nagu see, et kui sa seal oled, seal kohapeal mingit treatment'e saad või noh, mingeid protseduure saad, siis sealt ilmselgelt vaata, see on nagu selline sügav puhastusprotsess ja siis vabanevad mingid emotsioonid on ju ja noh, ma ise olen selle ära kogenud, kui ma ise olin nagu esimest korda ma käisin, ma mäletan, siis mul oli niisugune täielik kaos tekkis, ma ei saanud öösiti magada ja ma ei tea nagu no, ja ma läksin ka kohe 4 nädalaks ja siis oli mul just, asja olin armunud enam-vähem ja siis oli armastus kodus ootamas ja kõik selline nagu noh, kõik korraga ja siis ma mäletan, ma ei saanud öösiti magada, see on selle protsessi juures okei, aga vaata, küsimus on selles, et ega Indias noh, teevad seda füüsilist tööd nagu väga hästi sinu kehaga. aga nad ei ole need, kes oleks nagu sulle coach'id või nagu mentaalselt toetavad, on ju, ja selles mõttes on see nagu Eesti naiste jaoks on sellist nagu, no mul on enamasti on naised käinud, on ka üksikud mehed on ka. see on lihtsalt niimoodi, et rohkem on naisi aga see on nagu selles mõttes jube hea olnud, et nendel on olemas kedagi, kelle käest küsida ja noh, ja tõesti Indias on see, et noh, nii hea koht või nii kihvt koht, kui see ka ei ole, sa pead oskama seal mingeid asju küsida ja nagu välja kaubelda, sest et noh, nad ise teevad ju noh, enamus kohtades nad ikka ise teevad nagu miinimumi selle eest, mis on või noh, et mingid asjad on, mida sa pead oskama mõnikord küsida, et kuule, kas seda ei saa ja kuulge, tehke seda talle või midagi sellist, et seal on see, et nad on, noh, nad on seal oma rahvuselt, nad on siuksed, noh, nagu petukad natukene, et kuigi ma olen üldiselt nagu väga, noh, omale üldse tõesti usaldusväärseid, noh, nagu kontakte leidnud sealt, aga seda valvsust nagu seal ei tohi mitte kunagi kaotada. See on väga hea teada, see noh, eks igal inimesel, eks ju, see retriit võib-olla Indiasse, võib-olla ka kuskil mujal, aga ma usun, et neid väga nii-öelda teistsuguste väärtushinnangutega või nii-öelda standarditega rahvusi on maailm täis, eks ju ja vaata, Indias on veel see ka, eks ju, et sa võid temaga mingi ühe asja summa kokku leppida ja pärast siis tuleb nagu kaks nädalat enne seda, kui sul inimesed kohale tulevad, siis saadab sulle, kuule, meil on uus hinnakiri. Siis otsid kõik mingid vanad asjad, et kuule, tead, et ma ei saa tulla niimoodi, et mul ei ole seda nagu sisse arvestatud või niimoodi ja no loomulikult igast transpordihinnad ja need asjad, et see on seda, noh, mul enda sõbranna, eks, on ka korraldanud retriite välismaale, siis lihtsalt ükskord oli, ma ei tea, mingid kuskilt riigi poolt oli mingi 50%, need olid hinnad lihtsalt tõusnud kõik, eks ju, et mingid maksud ja mingid asjad, et noh, sellega sa pead arvestama. ja noh, see ongi see, et see on see koht jälle, mille sa noh, pead kuidagi sinna hinna sisse kasti nagu ära peitma, sest et noh, see on see, et noh, ühe korra sa teed enda lõbu pärast, aga noh, ütleme niimoodi, et noh, me teame kõik seda, kes me viime koolituse läbi ja teeme, et vahepeal on nagu kehvemad, vahepeal on paremad ajad, aga lõputult noh, ei saa nagu jääda sinna nii-öelda piiri peale ja peale maksma endale, et noh, ainult noh, see lõpuks ei toida, sest et noh, vaata inimesed, kui ma käin, siis noh, no tihti arvatakse, et oh, mis see on siis, et noh, sa saad nii ägedat asja teha ja ise seal chill ida, aga tegelikult see organisatoorne töö, mul on vahest niimoodi, et ma enam ei jõua vaata nagu ja eks see on ja ma kujutan ette, et see pinge nagu on oluliselt suurem versus see, et sa teed mingi oma kodumaal kuskil nagu jah, mõne tunni kaugusel, eks ju, sellise retriidi.
no ja vaata, ongi see, et inimene tuleb esiteks nii kaugelt kohale, siis tal on see lend, on ju, mis võib ära jääda vahepeal, on ju, ja või ümber muutuda kuskilt, siis ta võib haigeks jääda. no mul on selline asi ka, et inimene ei tule kohale, üks inimene lihtsalt äkki kadus ära. Sihuke, see on ka, maksis mulle mingi päris suure summa, on ju, ja siis äkki oli kadunud. helistasin, ei võtnud telefoni, mitte midagi, lihtsalt oli kadunud, on ju. Blokeeris mu oma numbrid ja kõik asjad ära, nagu ma ei saanud nagu üldse aru. Mhm. hästi-hästi nagu siukseid asju on olnud ja noh, ja millega peab nagu noh, nagu veel tõesti nagu arvestamegi, sest et noh, eriti mis Indiat puudutab, siis seal see noh, see, kui see asjaajamine, vaata, kuna nemad mõtlevad hoopis teistmoodi ja me oleme harjunud, et me mingis kellaajal kuskil hakkame kuskile minema ja seal see liikumine, noh, see ütleme, et kui sa meil lähed ühest Tallinna otsast teise on üks asi ja kui sa seal ühest linna otsast teise läheb, see võtab või 5 korda rohkem aega võtta kui siin. ja noh, siin on see asi, et Eesti inimesed ei ole harjunud sellega, vaata, et ja nad ei kujuta ette, et noh, et mis see on, et kui me jääme kõik, tuleme 10 minutit hiljem kohale, vaata kuskile, kus me peame hakkama minema, aga see võib tähendada seda, et meie graafik muutub tundidega. kui sa kuskile ummikusse jääd seal, et seal on nagu teistmoodi, et sellised asjad, et aga ja üldsegi noh, nende kohalikega suhtlemine vahetevahel, et noh, see on lihtsalt noh, see peab lihtsalt nagu külma närvi olema ja noh, ja ütleme nii, et vahest ma olen ikka päris kuri nende peale, sellepärast et noh, vahest peabki nendega sellises käskivas kõneviisis suhtlema, sest et ta lihtsalt nagu see rahvuse omapära on see, et nad astuvad sulle nagu noh, nagu pähe mõnes mõttes nagu. Mugavad jah, et see on väga nagu huvitav kuulda seda, see on väga hea kuulda selliseid nagu lugusid, et mis alati see küsimus on minu arust kõige parem, et mis on nagu need ämbrid olnud ja kolistamised olnud. aga räägi mulle sellest ka, mis on hästi läinud mis on nagu need asjad, mis on nagu väga hästi toimima läinud sinu jaoks? tead, tegelikult on hästi toimima läinud, noh, see iseenesest see autentsus on nagu on see, mis tegelikult inimesi mõjub noh, ja kui selles mõttes, kui tulevad nagu need päris õiged inimesed, kes on õiges kohas, sest et vaata, ma teen kahesuguseid retriite, üks on see, kus on selline sügav, et me oleme koha peal, me ei käigi praktiliselt mitte kuskil, ma teen esimesel päeval ekskursioonid nendele, siis me jäämegi sinna ja tegelemegi iseendaga. siis on see teine variant on mul, mis ma noh, kevaditi teen tavaliselt või noh, olen paar korda teinud kevaditi, et kus me siis sõidame ringi ja teeme kõige toredat ka samal ajal, siis no see tavaliselt noh, nagu on alguses hakkad nii-öelda vaata gruppi kokku panema, ega sa siis ei tea, mis tuleb, on ju. aga kui tulevad, tead sa, need õiged inimesed, kes päriselt on huvitatud asjast, siis sa nagu näed nagu ise, kuidasmoodi need muutused päriselt toimivad, kuidas nad muutuvad, kuidas nendel need protsessid käima hakkavad, et minu enda jaoks on see nagu selles mõttes, ta on õppimise protsess, ma noh, nagu inimese ja Ayurveda õppimise protsess minu enda jaoks nagu ka, et see on nagu hästi kihvt ja tavaliselt noh, nagu see, kui inimesed tulevad Indiasse, siis nad ei ole, noh, tihti nad pole kuskil käinud, siis nad see vau-efekt ja kõik et mõnikord nad lähevad nagu väiksed lapsed lähevad elevile, et see on nagu nii kihvt tegelikult. ja see rahulolu tegelikult, sest et eks sellise asja puhul on ka, et vaata noh, igal inimesel on ootused. isegi kui me ei tunnista neid, meil on ootused ja siis, kui need ootused täide ei lähe, siis me läheme kurjaks, vaata, kuigi me ei tea, mis ootused on aga, aga kui nad siis kogevad midagi sellist erilist ja teistsugust ja selles hindame elus, et vau, mis siin on ja kui nad lähevad põlema, tead mingitest, noh, nii kihvt on nagu, et kohalik nagu tahaks, on ju turistile panna mingit tohutut, mingit taksoga sõidutada teda mingisuguse luksusliku taksoga sõita, aga siis, kui tuleb see Eesti grupp ja siis kõik läheme rikšadega ja mingite, ma ei tea, mingite rolleritega enam-vähem kuskile mingeid nurgataguseid mööda ja kõigil on silmad säravad, issand, nii kihvt, lähme kohaliku bussiga ka sõitma. siis on seda elevust ja sellistes nagu lihtsates asjades nagu elevust on palju ja noh, ja tegelikult on mulle alati kihvt, mulle meeldib nagu, ma olen no, seal Keralas ka, mul on nagu palju tuttavaid seal ja mul on nagu oma kodu seal ja siis mõnes mõttes, et siis on nii kihvt on neid Eesti inimesi viia nagu mingeid nurgataguseid mööda tegelikult ja mul on mingid kindlad rikšajuhid, keda ma alati tellin ja kes mu eest mingid asjad ära organiseerivad ja noh, see tugivõrgustik peab seal nagu mõnus olema ja mingid hotellid, kus ma tean, et ma saan oma inimesed saata ja enne kui nad tulevad pikemaks jääda. aga just see kihvt on nagu see, kui no see India on nagu selles mõttes nagu ta on 1000 võimaluse maa, et see on see, et ma räägin ühe loo vahepeal
ma lihtsalt räägin ühe loo, et see täpselt see, noh, mitte loo, aga just üks India sõber saatis mulle just üks päev sellise toreda video, onju. Et India on paradokside maa. Et Indias on niimoodi, et sa võid tänaval pissida, aga suudelda sa ei või mitte kedagi. Teine paradoks on see, et tänaval nagu võõra inimesega rääkimine pole lubatud, aga abielluda võõra inimesega on okei. Tal on need määratud abielud, onju. Ja kolmas siuke tore paradoks oli see, et nagu kõik inimesed kogu aeg kiirustavad kuskile, aga mitte kunagi mitte keegi ei jõua kuskile õigeks ajaks. Ja ütleme niimoodi, et no need on need asjad ka, noh, mida tuleb nagu huumoriga seal võtta, vaata. Et kui sa nagu lähed sinna Indiasse, siis hakkad närvi lähed kõikide asjade peale, nagu siis nagu on täitsa lõpp, siis on läbi. Siis on su reis läbi, vaata. Aga seda tuleb nagu huumoriga alati nagu võtta, et kuidasmoodi nad sellesse nagu suhtuvad, et see on nagu nii kihvt ja noh, ma tõesti tunnen, ma varsti võiks raamatu sellest Indias käimistest kirjutada, neid siukseid seiku, et no ma räägin, et hotellis, ma räägin veel ühe loo, ma kohe ei saa, sest ma olin käinud koolitusel. No India kohta oli mega kallis koolitus, no ma maksin nagu tõesti mingi, ma ei tea, mega suure summa selle eest, et ma läksin koolitusele ja ma võtsin ka mega ilusat, noh, nagu kalli hotelli omale, sest ma ei teadnud seal, ma ei julgenud odavat hotelli võtta seal lihtsalt suures linnas. Aga läksin hotelli, tuli välja, et keegi oli minu voodis maganud. Noh, näha oli, et keegi oli palusin siis voodipõsud ära vahetada ja te ei kujuta ette, see oli sihuke, noh, India kohta ikka mingi 50 eurot tööhotell on ikka väga kallis, on ju. Eesti mõistes see on sihuke nagu keskpärane, aga Indias on see ikka kallis. Ja siis millised, te ei kujuta ette, millised madratsid ja millised tekid sealt nende linadelt välja tulid. Nii et siis läks mul vähemalt pool tundi kauplemiseks nendega aega, et kuulge, et tooge mulle nüüd puhtad. Ega need ei olnud ju, siis leiti kuskilt täiesti uus tekk. Siis ma hingasin kergendatud ja ma tellisin spetsiaalselt omale rõduga toa. Aga kui ma küsisin, et kas rõdu ust lahti saad, siis ja, nad kuskilt toovad mulle ukselingi. Ja siis ma tegin selle ukselingi rõdu uks lahti, siis nad tahtsid selle lingi ära viia mu käest. Mis seda nalja, et ei saa, et see on minu oma nüüd, on ju. Et ma tellisin omale rõdu uksega spetsiaalselt kallima toa, kus oli rõdu. Ja siis nad käisid, kujutage ette, iga natukese aja tagant mu käest seda ukselinki laenamas. See oli ainukene ukselink kogu hotelli. Praktiliselt vist terve hotelli peale on ju, noh. Või terve korruse peale, aga no see oli täiesti koomik, noh, mul sõbranna naerab siiamaani, et sa pead seda kõigile lugu rääkima. Ja noh, ja see on see asi, vaata, sa lähed mingisse, ma ei tea, kas see oli 4 või 5 tärni hotell ja siis sa tellid omale hea kallima hinnaga toa ja siis sa käest käiakse sinu ukselinki laenamas, noh nagu. Et noh, see on see koht, vaata, mida India puhul on, mis on see ka nagu, mida nagu noh, mingil hetkel ma tunnen, et see on nii palju käide ja noh, ikka hullult läheb närvi vahest tunned, et kurat küll, et mida jama see on ja mul see õpetaja ka ütlesin, kuulge, mis te nalja teete, mingi ehituspoodi, ostke teine juurde. Ja siis, aga nagu see nende mõtlemine ja kõik see on nagu nii nagu totaalselt teistmoodi, et me lihtsalt nagu, see ei mahu nagu meile pähe, vaata, kuidas moodi nemad mõtlevad, noh. See lihtsalt ei mahu meile pähe. See on nagu, nende jaoks on see nagu okei, et kui sul on nagu pistik on seinast väljas hotellitoas, siis noh, et seda ära parandatakse siis, kui sa oled ära läinud, see on nagu okei, vaata. Ja nad ei tule selle peale, et nad võiks uue toa pakkuda või allahindlust teha või jumala eest, tavaline. Nii et noh, ma nägin, et mul oli see ukselingi saaga oli ikka täiesti naljanumber. Tulevad sul õhtul kell 10, kokku võtavad ukse peale, et kohe laenu ukselingi, toovad varsti tagasi. Laske olla inimesel rahulikult. Väga huvitav ja eks siin tuleb kasuks, eks ju, kui sul on reisikogemust ja eriti nagu sa oled rääkinud, et see koha peal ikkagi kohalike tundmine, mida paremini sa tead seda kindlam sul endal on ja isegi kui kõike ette ei näe, siis sa
mõistad või oskab olukorraga toime tulla, kui No juhtub? jaa, no selles mõttes, et ja no mis Indias on muidugi veel vaata ka see, mis noh, nagu mõnikord on nagu olnud nagu ka mitte takistus, aga millest nagu Eesti inimesed vahest nagu ei taha aru saada, on see nende kultuur, et see seal nagu päris igal pool ei saa käia niimoodi, et sa oled poolpaljas nagu. Et sa lähed sinna randa, ilus ilm, 35 kraadi, aga no igal pool ütleme, et seal on mingid kuurortipiirkonnad, kus saab käia põhimõtteliselt rannariietes ja niisuguse õlapaetega pluusiga, aga ütleme niimoodi, et kui me lähme nagu kuskile noh, nagu kuskile templitesse ja nii, no siis tegelikult nagu, kui seal isegi mõni turist käib, siis tegelikult ei ole sinna ilus minna niimoodi, et see on nagu nad kohalikud selle tegelikult üldse nagu hästi ei vaata. Ja ütleme, et mõnikord on Eesti inimestel nagu raske sellest aru saada, et miks nad peavad seda nagu tegema, et ma olen selle koha peal, ma olen viimasel ajal päris karmalt et Mhm. meie austame nende kultuuri ja kõik, aga et noh, tegelikult see on hästi nagu mulle nagu on kõige olulisem nagu see, et ma alati, ma teen, et kui me lähme sellele sügisesele Pantsakarma puhastus põhimõtteliselt on see, et sinna lähme, inimesi sinna aitan nagu koha peal seal toimetada neil, siis see nagu hästi oluline on nagu see, et ma teen nendele alati mingi eelkoolituse ja ma annan nagu mingid pikad mingisugused, mul on alati mingid pikad, sõbrannad ütlevad mulle kõik, et kui sa oled liiga põhjalik on aga mul on nagu pikalt, et kust nad midagi raha saavad vahetada ja kõik ja kuidas mingite no ühesõnaga kõik soovitused, et kuidas, kuhu sa pead raha hoidma omale, et sajasse erinevasse kohta panema ja hästi peab hoolikalt vaatama, sest et noh, sa oled ikkagi seal tegelikult valge ja kõndiv rahakott, eks ju, mõnes mõttes. Noh, nad on arvamused sul ka sinust selles, et noh, sul on palju raha nagu. Jah, kui sa juba sinna jõudsid, eks ja siis sul on palju raha kuigi noh, hästi palju on siin ikka siukseid nagu ütleme, niisuguseid noh, hipituriste nagu, kellel tegelikult ei ole väga palju raha, kes vaatavad, saaks kõige odavamas kohas olla nagu, et selles mõttes, aga jah, selles mõttes, et ma ise nagu ma näen nagu need retriidide korraldamised, see on tohutult mind karastanud, et alguses oli see nagu tundus nagu tohutu peavalu ja nagu ja, ja noh, mõnes mõttes see on nagu nii ta on tegelikult ikkagi üsna ekstreemne keskkond. Ta on ikkagi Eesti inimese jaoks, kes ei ole nagu kunagi käinud. No ta on üsna ekstreemne keskkond ja peab arvestama, et ega ma olen vaadanudki, et ma mingisugust megasuurt gruppi ma ei saagi võtta sinna, ma ei tule üksi toime sellega. Sest et noh, teinekord on tõesti inimesed, kes ei taha hästi üksinda üle teegi minna, vaata nagu, et peab kokku olema selline, see on arusaadav, sest et see on nii teistmoodi kõik, seda on nii palju korraga nagu. See on nagu meil, et vaata, kus sul lähed Facebooki, siis kõik see nagu info tuleb niimoodi mürana peale, siis seal on täpselt samamoodi kõik see rahvamass ja noh, vaatad niimoodi, et sa ei usu oma silmi, ma ei tea, kuskil mingid tapetud sead kuskil keset tänavat ripuvad ja mingid lehmad käivad üle tee ja noh, see tundub, tohutu hulk inimesi, seda nagu ei kujuta ette, näiteks ütleme, et kuskil Ayurveda keskuses nagu noh, kus sul on 10 klienti või 12 klienti, siis noh, seal töötab 35 inimest vähemalt on ju. Et see on. see on väga äge, ma toon mõned nagu võib-olla kokkuvõtteks ka siit lihtsalt mõned mõtted nagu, mis ma tahaksin veel igaks juhuks korrata, kes siin kuulavad ka, et mis on nagu mõned asjad, et siin riskide poole pealt tuleb siis arvestada ka sellega, et üks asi on riskid, mis on seal kohapeal, teine Ja, asi tegelikult riskid, mis on seotud klientidega, kes siis ja. ütlevad, et nad ei tule või noh, mis iganes, eks ju, tuleb siit tegelikult siit. nojah, vaata, see ongi see, et kui sa teed välismaa retriiti, siis noh, sa ei saa teistmoodi teha. Noh, sa võid olla nii hea inimene, kui tahad, aga sa pead päris korraliku ettemaksusumma võtma sealt, sest et kui see klient sul ikkagi viimasel hetkel ära ütleb, siis no kas sa saad seal nendega kohe peal kokkuleppele, aga võib juhtuda, et sa pead selle kinni maksma kõik vaata ise nagu. Et nende jaoks on see ka äri, vaata, et noh, samamoodi äri, vaata, et nad ju teevad seal oma protseduure ja kõik ja noh, klientidega teine, mis on ka tohutu närvipinge on alati,
et varakult nagu hakata inimesi kutsuma, siis nad mõtlevad kaua aega, ei tea, mõtlevad ja siis viimasel hetkel noh, nagu ärkavad ja noh, just nii, siis ongi see viimasel hetkel noh, see, et need lennukipiletid ja kõik need asjad, et inimene tavaliselt tahab saada, vaata teada, palju see täpselt nagu maksma läheb, onju, palju see kõik täpselt maksma läheb. No siis me teame seda, no ise tahad ka teada ja noh, siis mõtled, et lennukipilet on umbes nii kallis, ta venitab 2 nädalat, tuleb ja ütleb, et aga sa ütlesid, et nii palju see maksma läks, onju, aga ma ütlesin, nojah, aga see oli 2 nädalat tagasi, sest et praeguseks on lennukipilet on sul tõusnud 400 eurot, onju, noh, ma ei saa sinna midagi teha, mina ei müü neid, onju. Mhm. Et noh, need asjad ja siis noh, siis tuleb seda pahameelt, selle pahameelega toime tulla. ja teine asi on see, et mida mina olen alati nagu ikkagi teinud, et ma ei ole, et noh, vaata, kui sa võtad omale kaasa veel mingi reisikorraldaja või kellegi, siis tähendab seda, et automaatselt sul läheb hind läheb iga inimese kohta mitu sada eurot kallimaks, onju. noh, siis on teatud inimesed, kes ei taha üksi tulla kunagi, onju. tahab, et ma talle, noh, otsin sõbranna, kellega koos tulla. noh, aga ma ise nagu vaatan, siin on jälle see koht, et ma noh, sügiseti, noh, ma lähen umbes samal ajal, aga ma jälle ise tunnen, et ma tahan olla nagu mõne päeva seal omaette varem, et noh, sinna sisse elada, sest et kui ma veel enne 3-4 päeva, paar päeva veel enne võtan kellegi, kantseldan kedagi, siis ma olen ise läbi selleks ajaks juba, kui ma pean olema nagu tegelikult olemas, eks ju ja noh, pärast samamoodi, et siis ma enam ei taha nagu kellegagi koos reisida või kellegagi, noh, see lihtsalt see, et see on see minu enesehoiuplaan, eks ju. Mhm. Need on et täiesti nagu arusaadav, sest et noh, eks see võtab nii või teisiti juba palju energiat sealt ja siis ja, olla juba pinges nagu sellest hetkest, kui Eestis nagu pihta hakata. ja no ja siis noh, see kõik see planeerimine, et siis inimestel tulevad, noh, vaata, kui nii kaugele, siis inimestel tulevad mingid hirmud, et kuidas ma seal sellega hakkama saan ja kuidas ma sellega hakkama sain ja kuidas ma sellega, et kuidas siis seal on ja siis alati on inimesi, kes ei loe seda juhendit korralikult läbi, siis tal tuleb mingi üllatus, vaata noh, et kõik need sellised asjad aga sa pead olema kogu aeg nagu riisakas ja rahulik ja Mhm. kõik ja noh, ja just ja tegelikult ikkagi on alati nagu see, et ega nende suurte reiside puhul on see, et sa noh, ikkagi mõtled, et võiks tulla nii palju inimesi, siis noh, ja siis sa noh, ütleme, et kui sa teed mingisuguse 40-eurose kursuse, siis teed selle ära paar päeva ja ongi kõik, on ju. et noh, see ei ole nagu nii suur asi, aga kui sa nii pika reisi ette planeerid, endal on noh, tegelikult need enda kulutused on tohutud, sa pead arvestama lennukipiletid, oma ööbimised sinna sisse, on ju kõik asjad ja omale veel kasu ka natukene võiks arvestada ikkagi, ma arvan ja kõike, et selles mõttes, et see kõik nagu kokkuvõttes ka nagu ära tasub, siis noh, ütleme niimoodi, et kui võtta seda aega, millal sa seal kõike turundust teed ja inimesi kutsud, siis oma mingid tuttavad läbi helistad, kes tahavad tulla äkki ja kes ei taha tulla äkki ja, ja noh, ilmselgelt on alati selliste minekutega see, et noh, mida ma olen kogenud, et see on selline tervis ja see on selline enda, kuidas see on mõnes mõttes nagu tohutu eneseületus, et neid, kes kogu aeg sul räägivad, et oh, ma nii tohutult tahaks ka tulla, onju, kui selleks minekuks läheb, siis on natuke see vaata noh, nagu et ei tulda või siis on see, et oh, et nii kallis on, aga noh, vaata, odavalt tahad saada, siis peadki ise vaata kõik ära korraldama, noh, mitte midagi pole teha, Mhm. et noh, vot see on see koht, et ei saa vaata nii hea olla. Ja noh, see on täiesti arusaadav, et eks see oli ka võib-olla üks asi, mida mina märkasin, et no kohe on päris suur vahe, kui sa teed välismaiselt versus sa teed Eesti-siseselt või üldse nagu füüsiliselt korraldad üritust kuskil, siis riskid tõusevad päris ja palju, aga samas kasu pool, nii-öelda kasumi pool läheb väiksemaks tihtipeale. jah, et see võib olla väga hea see kasum, aga sa pead arvestama nagu sellega, et noh, siis mingil hetkel on mingite sündmuste puhul ma tean kindlasti on, et hea, et sa nulli tuled omadega. aga ütleme, et ikkagi mingisuguse retriidi organiseerimine, noh, ma ütlen, et mul oleks ülihea meel, kui oleks niimoodi, et ma lihtsalt saaks kohale minna ja inimesed vastu võtta ja nendega seal tegeleda nagu. aga see on nagu see jäämäe tipp on, et see on nagu see väike hästi-hästi-hästi väike osa sellest, vaata mida sa siis lõpuks naudid ja kui siis ka veel mingid probleemid on, noh, siis need soovid, noh, kui kuskil tead, kellelgi toas läheb midagi katki, siis Indias on eriti see huvitav, vahest saab ikka nalja nende asjadega. Ja noh, selle nii-öelda toimivate asjade poole pealt siis nagu mida pannagi endale kõrva taha, kes siit kuulavad, on see, et tasub olla seal ise käinud, ise ja igal juhul.
teada, igal mis. juhul tasub, see oluline on see, et tasub olla ise käinud ja ikkagi kõik need asjad, mis sa inimestega teed, kõik ekskursioonid, asjad, noh, tasub kõike nagu ise nagu ennem läbi kogeda, et noh, mis on veel, mis on nagu iseenesest veel nagu noh, kui nii võtta, siis on see iseenesest lisakulu veel vaata nagu noh, ta on nagu sinu kogemus. noh, et eks meil kõigil on see, et mis me oleme õppinud ja siis me ise eelnevalt panustanud, noh, seda noh, mõnikord ei anna nagu üldsegi numbritessegi panna, onju. ja. et kogemused ja need panused ja ise kindlasti peab ise olema käinud ja hästi nagu need kulud ja tulud võimalikud ja noh, minu meelest kulude arvestamisel tuleb alati noh, minu meelest tuleb alati nagu julgelt nagu paar tuhat eurot juurde panna igaks juhuks. sest Jah. tegelikult ei või mitte kunagi teada, kust mingi pauk käib, kust mingi pauk käib ja kus on midagi siia kallimaks läinud või kus sa pead kuskil äkki kellelegi kuskilt uksest sisse minema, mingi hotelli broneerima kõikidele või noh. Ja et see noh, need teadmata olukordi on tõesti nagu see risk on suurem nende jaoks, eriti veel seal kaugel maal. Ja see on kaugel ja vaata, see ongi see, et inimesed tulevad nagu nii kaugele ja see nende turvatunne on nagu väga selline noh, nagu no, no osad tüüpi inimesed on need, kes nagu tulevad väga hea meelega, võtavad riske, aga on ka inimesed, kes nagu noh, tahavadki noh, alati kellegi teisega koos tulla, kellega ära minna ja noh, ja tegelikult enamasti alati on ka, et kes tahavad kellegagi koos tulla, on leidnud ka omale reisikaaslase nagu keegi, kes tuleb aga lihtsalt noh, nagu vaata selle noh, näiteks noh, kuskil lennujaamades ka mingisugused, ütleme, et mingid noh, nagu need ümberistumised, noh ma tõesti ei oska mitte kunagi öelda, mis seal toimub, kas nad peavad minema kuskile teise terminali või mõnikord peab mingi bussiga kuskile sõitma nagu teise terminali. Ja kõiksugused need noh, ja kõiksugused need viisade tegemine, inimesed peavad viisad varakult tegema. Ei saa neid teha viimasel minutil kunagi ja selles mõttes on ja jumal, mul on ühe korra olnud ühel inimesel, ta tõesti tahtis viimasel hetkel liituda, tegelikult ta jõudis, aga nad hakkas passi ajama, ma ei tea, mingi nädal aega varem vist või no midagi sellist, et jah. vaata, see on see, et sa nagu tegelikult nagu noh, et kõik need asjad, et alati ma nagu inimene liitub, siis ma suhteliselt varsti noh, mitte päris noh, ütleme ma no päris mingi 5 kuud varem ei saada mingit infolehte, aga mingi 3-4 kuud varem ma saadan küll juba infolehe, kus on kõik kirjas, et sul peab pass olema ja nii palju kehtima ja kõik see, et noh, et selles mõttes, et minu jaoks on see informatsioon selline, mis on nagu tavaline. Ja noh, ütleme, et ja mis piiriületustel on veel, millega noh, mis on alati nagu on riskid, et kui seal äkki muutuvad mingid piiriületustingimused, vaata, et seal on ka veel see. Et Euroopa Liidu piires, noh, see on väga nagu väheusutav, aga kuskil välismaa, noh, kaugemale võib juhtuda, et muutuvad mingid tingimused. Ja kuidas muidu üldse on see viisa situatsioon, et kui minnagi sellisele retriidile, et see mingi turismiviisa, kas seal on nagu see, et vaata paljudes riikides on see, et on mingi 30 päeva on see, et ei pea olema. Ei, seal peab kogu aeg viisa ikka olema, viisa peab olema. Et seal on ja viisa peab igal juhul olema, aga seal saab lihtsalt, sa saad tellida omale, kas nagu siis 6-ajase viisa või siis minul on 5-aastane viisa juba ja siis saad mingi 0,5-aastase vist või kuidagi niimoodi. Ja. Viisa peab olema ja noh, kõik tehtav, aga esialgu lihtsalt nagu, nagu see võib tunduda, noh, ma tean ka, miks inimesed nagu tihti nagu, mis tihti, aga mis nad ei tule, see tundub nendele nagu ületamatu või vaata nagu. mina olen selle nii palju läbi teinud, minu jaoks on see kukapea, mul on olemas mitmeaastane viisa, ma ostan pileti, lähen on ju, noh, ma nagu täpselt tean, mul ei ole mingit küsimust. aga kõik see, mis kaasa võtta, mis selga panna ja kõik noh, et noh et enda jaoks vaata, kui sa kuskile välismaal retriitid ja ise oled ka käinud, on ju, siis sa pead arvestama selle, et noh, neid inimeste küsimusi tuleb nagu selliseid, mille peale sa ei oska isegi mitte mõelda ka. sa ei oska tulla ka selle peale ja sa pead olema valmis, et sa pead nagu tegelikult nagu väga olema nagu kogu aeg, noh, mõnes mõttes mitte, ma ei saa öelda kanaemas ei pea olema, aga ikkagi sa pead olema kogu aeg nagu ema, vaata noh, et ahah, see ime küsimusi tuleb ja no ma olen ikkagi teinud enne alati ka nagu grupile nagu veebikohtumist või siis päris kohtumist või kuidagi niimoodi, et me saame kõik kokku.
saavad omavahel tuttavaks ja noh, tihti nagu kui koos sõidavad, siis on nagu kihvtid noh ja mis on, minu arust on hästi kihvt minu nagu nendel retriitidel on inimesed omavahel sõpradeks saanud pärast või noh, on uued tuttavad leidnud, et see on nagu hästi lahe minu meelest, et pärast mingisuguseid, aga noh, et noh, neid positiivseid asju on küll, aga noh, ma mõtlen, et riskidega peab arvestama, eriti kui sa oled kaugemal Eestis ei ole midagi, jätad selle ja siin mingi kuu vahepeal, aga vaata, kui sa seal, sa ei saa seal nii lihtsalt niisama vaata, noh, kui sul tuleb vähe inimesi, vaata nagu noh, vaat üks asi, millest ma nagu, mida ma ei ole nagu rääkinud, et noh, et ma olen nagu alati olnud nagu selles, et noh, aga kui tulen noh, üks või kaks inimest, no on käinud mul ka niimoodi, et on ühe inimesele ma pole teinud, pole olnud, et üks, aga kaks on küll olnud mul mõnikord ja siis sa mõtled, ah, mina olen ise seal kohapeal, mul on lihtne sellepärast, et ma olen seal kohapeal, ma olen juba seal üle 4 kuud või mõnikord olnud, on ju. aga kui sa ise pead siit lendama, sul tuleb kaks inimest, sa tunned, näed, et sul tegelikult kulud lähevad õhki, sa pead peale maksma. aga kui sa nagu ütled nendele viimasel hetkel ära, et aga nendel inimestel on juba lennukipiletid ostetud, kõik on ju noh, et see on kõik see vaata, et siis ma olen alati nagu tegelikult öelnud, et noh, et mingil hetkel, et kuulge, ärge enne lennukipiletit ostke, et vaatame, ootame natukene. mm. -hmm. jah, eks see ongi nagu sa mainisid ka, et siin mõned, eks ju, kipuvadki viimasel hetkel otsustama, et siis on jah, ju ka keerulisem, eks ju. et seal on, et kõik need summa summarud, et need selliseid noh, on väga hästi vaata, no minul on veel natuke sellise oma sellise spetsiifilise nurga alt ka need, et ta ei ole nagu väga selline võib-olla ka alati laia tarbekaup on ju, et noh, siis noh, need on hoopis nagu teistsugused inimesed võib-olla ka natukene. ja noh, üldse selles mõttes, et ega siis noh, kelle jaoks on see vajalik, et ta saab teistega koos tulla ja see ja noh, ja vaata, vot see, mis ongi, millega sa noh, pead nagu tegelikult nagu veel arvestama, üks selline nagu see on niisugune võib-olla niisugune rohkem isiklikum, noh, mitte isik, et noh, tõesti inimesed ikka hakkavad kohe arvutama kokku, et palju miski asi maksab ja noh, ja see ja ma olen saanud vahet retriitidel ka seda vaata noh, et umbes, et miski asi maksab ja nii edasi, aga osad asjad on see, mis on riskid on taga vaata noh, et siis sa siis lihtsalt ei saa nagu noh, et nii läheb kokku, oh vaata, kui hästi sa raha teenid selle pealt on, siis mul vahepeal on küll aga olen ikka öeldud, et jube hea äriprojekt on omale, siis sa mõtled, et issand, kus sa üle poole aasta oled kogu aeg nagu pommi otsas istud on ju, ja siis keegi sulle ütleb pärast, et jube hea äriprojekt on, tead, siis tahaks küll tead siis jah, tundub see tohutu solvanguna nagu. mm. -hmm. eks see tundub ja, et noh, ostja poole pealt nad näevadki lihtsalt seda nii-öelda suurt numbrit, mis on ja lihtsalt kulunumber tihtipeale ja tõesti nagu see pool, et keegi peab selle organiseerima, keegi peab need riskid võtma, eks ju, keegi selle peale nagu ei mõelda ja ei. ja noh, teine asi on see, et vaata noh, aga sa ju, see on ju tavaliselt on see ju vaata meie korraldajale ikkagi sissetulek, vaata, et noh, see on, et see on sissetulek ja, ja see on tohutu aeg ja noh, ma ütleksin seda, et ikka tegelikult välismaal on tegelikult ikkagi noh, niimoodi ma ei soovitaks mitte kellelegi, et noh, et mul tuleb nüüd pähe, teeks kuskil Honduras'es, ma ei tea, mingi retriidi on ju ja noh, otsid netist mingid kohad välja, noh, et ikkagi niimoodi, et sul peab vähemalt olema keegi tuttav või mingi kontakt, et ja noh, Indias on eriti see veel, et kui sa küsid, et kas see on ilus hotell, jaa, it's very nice, no tegelikult see ei ole ju niimoodi, noh, et sa pead nagu teadma, kus sa oled ja noh, tihti nagu ja noh, et Indias sa ei saa sellist nagu selles mõttes, no seal on ka luksus, noh, selliseid päris luksushotelle on, noh, neid ilmselt, need on seal võib-olla, et võivad isegi, no Indias on nagu no väga-väga rikkaid inimesi ja väga-väga vaeseid inimesi, see balanss on nagu hästi paigast ära, et need väga-väga rikkaid kohti on ka, onju, aga noh, suure tõenäosusega, kui mul on ööbimine iseenesest on juba ühes hotellis mingi 200 eurot, siis noh, 10 päeva ainult ööbimise peale läheks mingi 2000, eks ju, siis noh, ilmselgelt noh, väga palju neid retriite ei müüks, siis kui ma noh, muud asjad ka sinna veel juurde tulevad, onju. Mm -hmm. lihtsalt nagu, et noh, sa peab arvestama sulle, et sa lõpuks selle nagu ikkagi nagu välja müüda, noh, see hinna panemine ja kõik, oh, mängid nii ja teisiti ja kolmandat ja neljandat moodi ja lõpuks noh, ikkagi nagu, Mm -hmm. ikkagi nagu, et noh, see peab nagu iseenesest, minu arust peab alguses olema see suhtumine ja no mingil hetkel minu arust tuleb nagu paika panna alguses see, et mis see minimaalne inimeste arv on, millega sa teed. ja kui mingi sooduspakkumise või mingi esimese pakkumisega mingi noh, arvu nagu täis saad, siis on okei,
aga no enda neid riske tuleb ikkagi natuke maandada, et see tuleb hästi see nagu läbi mõelda. mm. -hmm. Aga räägi, mis tulemusel sa mainisid, et sügisel sul tavaliselt on ka Jaa, ja on küll, sest et ma tegelikult nüüd ongi niimoodi, et 9. novembril see aasta siis me lähme täna sinna Ayurveda keskusesse seda niisugust kehapuhastust tegema sinna grupiga, et see on 15 päeva kokku põhimõtteliselt ja esimene päev on siis, noh, see on niimoodi, et esimene päev on nagu reisipäev, seal kohapeal reisipäev siis ja siis on sukeldumegi enesehoolesse 14 päeva, siis 14 päeva põhimõtteliselt oleme seal koha peal ja saame massaaže ja puhastusteraapiaid, et see on selline, noh, see on selline väga nagu niisugune äge, noh, mina olen ise selle täielik fänn, et kes nagu sellist asja hinnata oskab, et siis selle inimese jaoks on see täielik nagu transformatsioon. Üks huvitav asi, et ühe korra oli mul selline lugu, et üks naine tuli mulle sinna sellele retriidile ja siis läks pärast oma mehest lahku, siis ta mehest pärast küsis, et kas ta saaks ka tulla, et ta tahaks teada, mis seal tehti. naine leidis uue kallima, mees rääkis, siiamaani räägib mulle, et ta tahaks ikka ka tulla. aga see on ja selles mõttes, et selleks noh, peab nagu valmis olema, et see ei ole nagu turismireis otseselt. et see on ikkagi noh, täiesti iseendale ja eriti nagu ma soovitan seda, noh, ütleme, ma võiks öelda minuealistele naistele, aga meestele, kes on nii-öelda uude, noh, hormonaalses mõttes uude eluetappi minemas, eks. et et noh, tegelikult ma ise nagu näen seda, et ma ise neid kursuseid ka teen, et me tegelikult hästi, noh, ikka vahest ikka väga vähe nagu panustame oma tervisele. et see tervis jääb kuskile, et see äri ja kõik see jääb ennem ja siis tuleb see tervis. et selliseid nagu aja mahavõtmise pause just, et kui sa oledki koha peal ja mitte midagi ei tee ja noh, hea on ka see, kui sa siis saad oma enda jaoks nagu võtta, et oled ka internetis võimalikult vähe ja lihtsalt loed mingeid naistekaid või midagi sellist, on ju, et kõik see nagu ja, ja see ongi niimoodi, et me kohapeal oleme siis seal 14 päeva, et kes tahab, võib varem tulla, hiljem ära minna, et need asjad ma kõik enne räägin ära ja jagan soovitusi, kust ja kelle käest neid pileteid osta, et nüüd äh, India. Indias, noh, ma ikka alati aitan kõiki viisade tegemisel ja noh, mul on soovitused täpselt välja kirjutatud, et kuidas ja mis lahtrisse soovitan midagi kirjutada ja mis nimed ja mis telefoninumbrid sinna panna igale poole, et see ei ole nagu, see ei ole tegelikult nagu keeruline. aga see on selline jah, selline sügav puhastus, ütleme niimoodi, kus siis esimesed noh, 4-5 päeva võetakse sellist selitatud võid ehk giid, mis siis nii-öelda igalühele on erinevate taimedega siis gii nii-öelda keedetud ja siis antakse seda iga päev natuke suurem kogus ja see tähendab siis seda, et see gii jõuab siis sulle nii-öelda sügavale raku tasandile ja siis noh, nii-öelda vabastab sealt need mürgid ja siis need mürgid viiakse siis nagu selliste loomulike väljutusmeetodite abil nagu välja. aga vot, mis ongi selle nende Ayurveda keskuste üks pluss on ju, et noh, need sellised enda transformatiivsed kehapuhastused on seal, siis kuidasmoodi need tegelikult noh, nagu see on hästi oluline ongi seal, et sul on see keskkond loodud, noh, et hea koht on see, et seal on keskkond loodud selliselt, et 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 see, et sul on nagu vaata, kuna see on ikkagi šokk kehale, see on tohutu šokk kehale, et noh, see põhimõtteliselt on niimoodi, mulle meeldib, kuidas arstid ütlevad, see on nagu sa lähed autoteenindusse või autoga hooldusesse, et sind see auto lammutatakse väikesteks tükkideks lahti. ja sellel hetkel, kui ta hästi väikesteks tükkideks lahti, sa tegelikult ei peaks käima kuskil ringi ja noh, nagu reisima, sest et noh, see võib sind tegelikult veelgi rohkem kahjustada. inimese ego on see, mis tahaks, et noh, tegelikult ma olen juba seal, on ju, et ma tahaks käia ja nii ja naa. aga see siis aga nad panevad ka sind nagu turvaliselt kogu tagasi.
ja mis point on nagu see, et see keha, noh, tegelikult see kehas taastub see isetervenemise võime, on ju. Et keha hakkab lihtsalt iseennast tervendama, et see ei ole nagu mingit, et noh, ja ei maksa oodata nagu kohe nagu esimesel korral mingit, noh, nagu mingeid hullusid imesid, aga noh, tegelikult inimesed hakkavad alla võtma pärast ja siin nagu ülemineku ajal on saadud oma nendest higistamisest lahti ja, ja, ja noh, ütleme, et kes on liigesed haiged, et liigese probleemidele lahendust ja noh, lihtsalt see tohutu enesetunne, kui sa tead, et sa ei pea mitte midagi tegema, sul on 3 korda päevas süüa, sulle tehakse massaaži mitu korda päevas, sa oled kogu aeg nagu noh, nagu kuningakass seal, noh. Et me tegelikult ju ei luba omale sellist asja niimoodi mitu nädalat järjest. Et noh, üks klient ütleski nii toredasti, et see peaks olema nagu mingis vanuses naistele must be, vaata nagu vähemalt 1 korra käia, et sa tead, et aga noh, et selline tuleb korralik paputus. see on siuke korralik poputus ja nagu see selles mõttes see nagu tasub ära, et noh, et see ongi seal kohapeal, noh, mina olengi seal ka, ma teen ise seda protsessi kaasa. Et see ei ole nagu niimoodi, et me kogu aeg oleme hommikul ärkame koos üles, võtame ringi ja siis käime käest kinni, seal ei ole. Tegelikult on igaüks omas protsessis, aga mina olen seal lihtsalt olemas selleks, kui kellelgi midagi vaja ja me teeme üldjuhul, noh, ütleme, ma teen selle alguses, ma teen selle täiesti eraldi, teen selle terve päeva ekskursiooni, kes põnevates kohtades käime ja siis ma olen lihtsalt seal olemas. Kui midagi on vaja noh, nagu välja kaubelda, välja nõuda kuskilt. No mul on nagu see tugiisik olen olemas, et ja me teeme vahet noh, ikkagi mõne päeva tagant lihtsalt nagu Eesti inimestega jagamisringe, mis on nagu hästi oluline. Ja alati on nagu see, et kui keegi ei taha osaleda, ta ei pea vaata, sest et seal ongi see hästi sihuke nagu tundlik protseduur, et nagu sa mõtled, see on selles mõttes nagu tundlik, et iga inimene reageerib erinevalt sellele. Ja mina nagu olen seda hästi selles mõttes pehmelt võtnud, et kui inimene ei taha tulla meiega jagama, tal ei ole, ta on selles kohas, kus ta ei, noh, et siis jumala eest ei pea tulema, aga lihtsalt see võimalus on alati olemas ja mina olen alati olemas, kui tahad rääkida midagi, et noh, see on see koht, et isegi ei ole võib-olla väga hea tohutult nagu aktiivne olla ja et see on see koht, kus see grupp võib-olla ei ole isegi mitte sul selleks, et sul on kellegagi kogu aeg jutustada, vaid see on see, et sul on ta sulle emotsionaalseks toeks lihtsalt. Et noh. Kõlab väga ägedalt ja loogiliselt, et tegelikult on, eks ju, ma ise ütleks, et see on introvertide paradiis veel eriti. Ja see on täiesti introvertide paradiis ja praegu ma saan nagu siukse natuke hea hinnaga pakkuda ka. On 4 kohta veel pakkuda, et praegu on nagu see, noh, kui täishind on 1950, aga noh, see on ainult siis selle, sinna tuleb ööbimine juurde, et ööbimine on alates 525, sa saad ise valida nagu sealt omal toa, eks ju. Aga 1540 praegu see 2 nädalat on nagu siis see põhipakett on soodushinda pakkuda 4 kiiremale, kes soovib tulla, et 9. novembril lähme 23 tagasi, et siin ei ole nagu niimoodi, et selles mõttes sa võid valida omale lennuaega ja tulemisaegasid, et ei pea kõik koos tulema käest kinni, et kes tahab võib eraldi tulla ja mõni ei tahagi teistega koos tulla, introvert ei tahagi teistega koos tulla, tahab omaette minna, on ju. Et see on kõik hästi oluline tegelikult. Aga ja 9. novembril on esimene päev ja 23. on siis nagu põhimõtteliselt koos olemise selle mõistes nagu viimane päev ja muidu on 1950, nüüd on 1540, saan esimesele 4 siis praegu ka pakkuda seda, et kes tunneb kutset ja iseenesest võite ka, kui tahate küsimusi midagi on, siis jumala eest kirjutage julgelt mulle, ma püüan selles tohutus infotulvas need küsimused üles leida. Võite isiklikult mulle kirjutada. Väga hea. Kas nad peaksid pigem Messengeri või emailile, kus leiad neid kergemini? No võtta selles mõttes, et võib-olla isegi ütleme, et kui kellelgi on midagi küsida, siis vaata, pane igaks juhuks aeg-kätt hea tuju see meiliaadress ka sinna alla, sest et see meili peal on selles mõttes lihtsam, et minu jaoks on see, et siis ma raudselt tean, et ma näen. Nende Messengeri asjadega juhtub minul vahest see, et ma vaatan, mul ei ole kohe meeles vastata ja siis ta on kuskil portsu sees ära kadunud, vaata. Ja mul on olnud seda lihtsalt juhtunud seda, et nad on ära kadunud, vaata. Aga noh, tegelikult kõige parem on äkki see, et millalgi teha nagu väike kõne lihtsalt. Ja, et ma panin selle info ka siia, et kes tahavad lähemalt vaadata, siis see link on olemas nii siin video kirjelduses kui ka kommentaaris. Et saab
sellesse süveneda. Ka aitäh sulle, Aet, see oli minu meelest väga-väga kasulik aru saada, mis seal tagataustal toimub, eriti just nagu ma ütleks, et India on võib-olla üks sellistest ekstreemsematest oma kultuuri erinevuste poolest, et just nagu selle poole pealt, et mida arvestada. Et võib-olla, eks ju, tõenäoliselt on riike, kus ei ole see nagu nii drastiline, aga samas ma ütleks, et kõik sellised soojamad kohad, kuhu reisima minnakse, siis see kultuur kipub ikkagi olema päris erinev siin meie põhja. Vaata, ja kui sa lähed Lätti või Leetu, on hoopis teine asi, vaata, kui see, et sa lähed sinna Indiasse, see on nagu nii kaugel ja see tundub ja noh, ma ise nagu, isegi kui ma ise leian, et see minuga tulemise väärtus on see just see, et sul on nagu see tugi sihuke nagu grupp seal juures ja noh, ja viimati nagu naised ütlesidki hästi kihvtilt, on ju, et tulidki nagu, noh, nagu kuidagi nagu need naised, kes üksi, päris üksi ei tahaks nagu minna, aga mul ei ole tutvusringkonnas mitte kedagi, kes mu kaasa tahaks tulla. Aga nii kihvt on, vaata, samas on see nagu nii kihvt, kuidas see teistsugune kultuur liidab ja kuidas üks naine nii toredasti ütles, et ega meil ei ole mõtet neid ümber muuta, vaata, meil ei jõua sellega kuskil, et me muudame neid ümber, et pigem nagu see hästi hea võimalus on nagu ennast kohaldada ja ma lõppu võib-olla ütleks veel nii palju, et India on siuke huvitav maa, et nii kui sa ennast retriidile kirja paned, hakkavad protsessid juba tööle, et India hakkab juba toimetama, hakkavad ilmud üles tulema, et kuidas ma seda, aga nii huvitav on see, et kõik lõpuks laheneb nagu. Ja noh, ja seal on see, vaata, et need kohalikud oskavad täpselt selle sinu selle valusa punkti peale hajutada, kus sinuga nagu manipuleerida ja see on nii hea koht, kus nagu endast hästi paremini aru saada, vaata nagu endaga, kes tahab endaga tegeleda, super. Tulge. Väga äge, nii et vaadake lähemalt ja võtke ühendust. Aitäh sulle, Aet. Ja sulle ka aitäh. Ja eks kohtume mitte järgmisel neljapäeval, siis juba jälle ülejärgmiselt, sest nüüd me kohtume 2 nädala pärast tagant siinsamas grupis. Aga seniks mõnusat kuu jätku. Kohtume juba järgmine kord. Tšau! Head aega! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.